läbi meretöö me läheme. Läbi valgete lainete. Läbi verevate õhtute. Läbi kuue kevade. 7 ootamise silmavee. 8 maa kannatuse. Aga armastus ei vähene. Aga armastus ei vähene. Uma keelen, taha sulle kõnelda, et uma meelen, ma sinno hoia. Elo meeren, katsytte puuvene, mu veeren, mino veeren, su verekene, mõts, ime, maa. Ese, läts, ilo, tii, viis, uma, kiil, kodu, lats, suu, taivas. Keelega, hää hyvä meelega, kavvendale jõuvad. Keelega, hää hyvä meelega, kavvendale jõuvad. Uma keelen, taha sulle kõnelda, et uma meelen, ma sinno hoia. Elo meeren, katsytte puuvene, mu veeren, mino veeren, su verekene. Keelega, hää hyvä meelega, kavvendale jõuvad. Keelega, hää hyvä meelega. Tere, armas kuulaja! Mina olen Merili Keskküla ja sa kuulad Eesti pärimusmuusika podcasti. Tänases saates on meiega Mari Kalkun, keda võib nimetada põhimõtteliselt ka minu koolikaaslaseks. Aitäh, Mari, et sa olid nõus täna siia tulema. Mari Kalkun on muusik, laulukirjutaja, laulja ja igatpidi inspireeriv Võrumaa juurtega naine, kes suudab enda loominguga luua vahetut kontakti. Ning just hetk tagasi kuulsime tema lugu Keelega meelega. Mari, kas sa soovid enda tutvustamiseks midagi lisada? Tere kõigile! Ja ma olen Võrumaalt pärit laulja, muusik, laulukirjutaja, otsapidi ka helilooja, vabakutseline. Mari, räägi, kust saad sina inspiratsiooni? Mis paneb sind musitseerima? Ma arvan, et see on erinevatel aegadel olnud natuke erinev, aga kõige suurem inspiratsioon on ikkagi elu ise. See elu, mis juhtub meiega iga päev, iga tund, elu meie ümber ja ka elus loodus meie ümber. Et hästi palju minu muusika inspiratsioonist tuleb ka loodusest, aga põhiliselt ikkagi elust selle
nii selle nagu ilusamates kui ka natuke võib-olla koledamates hetkedes, et see kõik on osa sellest suurest asjast nimega elu. Sa laulad väga palju võru murdes. Kuidas sinu puhul üldse muusika tegemine välja näeb? Kas enne tuleb viis või sõnad? Tegelikult päris täpne oleks öelda võro keeles, sellepärast, et keeleliselt on tegu ikkagi eraldi keelega. Ja kuidas käib muusika tegemine? Eks neid viise on jällegi nagu erinevaid, et tihtipeale, kui ma töötan mingi albumi materjaliga, siis sellel albumil on nagu üks teema, mis kuidagi siis ühendab kõiki neid laule. Ja siis tihtipeale ma näiteks tegelengi siis, uurin näiteks arhiivimaterjale, vaatan, mida on varem tehtud nendel teemadel, mis mind parasjagu huvitavad. Aga enamasti see protsess on pigem niimoodi, et kas mul hakkab see laul peas kerima endal ja siis ma hakkan sellega tööle, lähen enda kodustuudiosse ja hakkan tööle selle materjaliga. Võib-olla tundide kaupa katsetan erinevaid harmooniaid, kirjutan salmi kaupa sõnu juurde, et see on selline loov protsess. Kui oluline sinu jaoks on üldse pärimuse hoidmine? Pärimus on väga-väga oluline minu jaoks, et ma arvan, et pärimus on kõige eripärasem osa meie kultuurist, mida me peaks hästi hoidma ja julgema ka arendada, sest et või nagu ellu tuua võib-olla neid. Minu jaoks pärimus ei ole mitte ainult pärimusmuusika, vaid pärimus on näiteks seesama võro keel, milles ma laulan, mille ma olen saanud enda isalt. Pärimus on ka kombed, pärimus on ka see, kuidas ma üldse suhtlen kellegagi. See kõik on nagu osa pärimusest ja selle jaoks ongi hästi tähtis nagu hoida sidet oma selle kodukandiga ja oma näiteks sugulastega ja õigel ajal nende käest küsida, et milline oli näiteks, millised olid sinu esivanemad, kuidas nad elasid, et koguda nagu neid killukesi sellest enda pere pärimusest, et selle kaudu saad ka ise paremini teada, et kes sa üldse selline oled ja kust sa tuled. Aga jah, minu jaoks pärimus on väga tähtis, sest ma kasutan seda hästi palju loomingus, siis nii nagu pillidega kui lauluga. Et üks minu põhipille on kandled, erinevad kandled, mis on väga pikka aega, mitu tuhat aastat olnud kasutuses meie rahva seas ja üldse siin aladel. Et see nagu seob ka sind selliste väga kaugete aegadega, et kui sa seda kannelt mängid, et siis sa võid nagu tunnetada mingeid selliseid. Kannel on hästi meditatiivne pill ja minule üldse nagu meeldib selline meditatiivsemat sorti muusika, et see on nagu mingi selline maailm, kuhu sisse sa ära lähed, kui sa hakkad seda laulu või pillilugu mängima. Ja siis teine osa on siis see laulupärimus, mis on ka tohutult rikas ja tohutult vana. Ja minule siis meeldib õppida ühelt poolt neid vanu laule ja mulle meeldib, kui need laulud tulevad nagu ellu selles mõttes, et ma laulan neid näiteks enda sõpradega, mingitel koosviibimistel, sünnipäevadel. Tihtipeale me üksteisele sünnipäevaks kirjutame näiteks mõne regilaulu ja siis kõik saavad seda kaasa lauda, kõik külalised, kes seal on. Et ma olen nagu püüdnud otsida võimalikult palju viise, et see pärimus ikkagi ärkaks nagu ellu, et ta ei ole, et pärimus on ikkagi elus asi, mida tuleb kogu aeg pruukida ja kasutada ja siis tal tuleb ka see elu sisse.
Ja õnneks minu ümber on sellised sõbrad, keda huvitavad need samad asjad, nii et meie jaoks on see näiteks täiesti normaalne, et keegi võtab mingi regilaulu otsa kuskil ülesse. Ja siis kuidagi nagu nende päris pärimuse kogemuste kaudu ma olen nagu ka hakanud neid tooma enda muusikasse, aga võib-olla ennekõike just nagu looma nagu uut muusikat selle pärimuse peale. Et mina nii palju nagu arhiivimaterjalide töötlemisega ei tegele. Mõned sellised seaded küll on, aga pigem jah, see pärimus on mulle nagu selline hästi suur inspiratsiooniallikas ja regilaulud, et ma võin näiteks kirjutada täiesti uue laulu, aga regiversis või luua näiteks uued sõnad vanale regiviisile. Et mind huvitavad just sellised uued nagu teed pärimuse juurde. Ja huvitab nagu see, et kuidas me seda pärimust nagu enda omaks teha. Mis sa arvad, kas Eestis on pärimuse edasikandmisega hästi? On meil piisavalt järelkasvu? Seda ma tegelikult ei oska nagu niimoodi hinnata, kuna ma ise ei ole ühegi nagu kõrgkooliga otseselt seotud, et ma ei näe teid, kes te pärimust õpite praegu. Ja ma pigem nagu elan selles oma maailmas ja mullis, aga võib-olla kui vaadata neid selliseid suuri sündmusi, nagu on Viljandi pärimusmuusikafestival ja vaadata, kui palju seal on noort publikut, siis ma arvan, et sellega on küll nagu hästi, sest et enamasti maailmas nagu pärimusmuusikal nii palju noori kuulajaid ei ole, et selles mõttes ma arvan, et see annab küll lootust ja siis need igasugused noortebändi konkursid ja ettevõtmised ja ikkagi, et tuleb ka uusi selliseid põnevaid nagu koosseisi, sünnib uut muusikat, nagu näiteks Duo Ruut või et tehakse näiteks remix'e on ju pärimuslugudest, et mulle tundub kindlasti, et see pärimusmuusika on saanud nagu selliseks ühiseks osaks meie nagu kultuuriruumist ja see on midagi, mida kõik teavad ja kõik tunnetavad, et see on nagu osa neist, et versus näiteks ma tean, et soomlased on näiteks väga kadedad meie peale, sellepärast, et meil on täiesti tavaline, et pärimusmuusikat käivad näiteks televisioonis või on nagu suures üleriiklikus meedias ja võtavad ette nagu suuri ägedaid projekte ja on väga sellised julged ja sellised saavad ise hakkama. et ma arvan, et see on hästi-hästi positiivne. Ja ma arvan, et selles mõttes on palju lootust ja rõõmu, aga kindlasti on ka palju võimalusi seda veel ägedamalt ja põnevamalt teha. Nagu ma enne ütlesin, siis saab meid nimetada ka koolikaaslasteks. Ma tean, et sa õppisid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust. Räägi natuke nende õpingutest sellel erialal ja kuidas sa üldse sinna sattusid? Jaa, see on üks tore saaga, kuidas ma sattusin õppima kultuurikorraldust. Et nimelt, kui ma olin siis 19 aastat vana, siis ma õpetasin Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi ja ma teadsin oma peas, et ma tahaksin tulla õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Aga tollel ajal ma ei olnud kuskil õppinud pärimusmuusikat või ma ei mänginud ühtegi pärimuspilli tol hetkel veel. Nii et ma isegi nagu ei tulnud selle peale, et teha katseid pärimusmuusikasse. Ja sel ajal see vist oli ka natukene nagu võib-olla mitte nii tuntud. Nii et ma tulin siia kooli niimoodi, et ma tegin katseid siis 2 erialale, tegin džässlaulu erialale, mis oli mu esimene valik.
ja kultuurikorralduse erialale, mis oli mu teine valik. Ja džässlauluga siis juhtus nii, et ma ei saanud sinna sisse. Sinna võetigi ainult üks inimene, kelleks oli minu hilisem hea sõbranna Triin Norman. Aga ma mõtlesin, et mis seal ikka, et siis ma tulen kultuurikorraldust õppima, et ega see ka mööda külgi maha ei jookse. Ja ma teadsin ka, et saab nagu spetsialiseeruda muusikale, et seega oligi niimoodi, et ma tulin siia õppima kultuurikorraldust ja sain nagu selle poole, et kuidas kirjutada projekte, kuidas korraldada sündmusi, mis tõesti on osutunud ääretult vajalikuks ja kasulikuks oskuseks hilisemas muusiku siis vabakutselise karjääris. Aga teisalt siis mul oli võimalus ka võtta hästi palju muusikaaineid, nii et ma arvan, et ma võtsin kuskil üle 100 ainepunkti eest kõiki võimalikke muusikaaineid, nii et ma sain tegelikult sellise baashariduse muusikast siit ikkagi nagu päris olulisel määral kätte. Ja siis ma olin ise hästi aktiivne selles mõttes, et ma hakkasin kohe esimesest päevast peale käima ise nagu omal käel põhimõtteliselt pilli harjutamas. Ma võtsin mõned eratunnid ja muudkui harjutasin ja tegelesin nagu lugude loomisega iseseisvalt. Olin nagu siuke iseõppija. Mind võeti hästi toredasti vastu ja siis natuke hiljem, vist äkki aasta hiljem, ma osalesin ühel omaloomingu konkursil, muusikatread ja sain esimese koha seal ja siis võib-olla nagu tuli ka siuke endal ja ka ümbritsevatel siuke äratundmine, et tegelikult ongi nagu enam-vähem muusik. Ja siis tänu sellele tegelikult siis ma sain hiljem minna edasi õppima siis Muusikaakadeemia magistratuuri, mis oli ka siis nagu Tallinna ja Viljandi selline ühisõppekava. Nii et ma ikkagi jõudsin muusikaõpinguteni, aga siis palju hiljem kui plaanitud. Mis sa arvad, kas üldse või kui palju on pärimusmuusika ja kultuurikorraldus omavahel seotud? Kas üks vajab teist? Absoluutselt. Üks ei saa ilma teiseta, et nad on väga-väga seotud ja sul võib olla väga hea idee ja sa võid teha väga head muusikat. Aga kui sa ei suuda seda nagu selles mõttes ära korraldada neid ideid, siis sellest jääb natuke väheks. Et selles mõttes need on kindlasti kaks asja, mis peaksid käima nagu käsi käes ja üksteist toetama. Et ühelt poolt nagu see muusikaline sisu, mis on nagu tugev ja teiselt poolt siis et see korraldus oleks nagu professionaalne ja võimaldaks siis sul neid võib-olla pööraseid ideid nagu ellu viia. Mis sa arvad, kas noored alustavad muusikud peaksid endale kohe korraldaja stabilise kõrvale leidma või tuleb see vajadus hiljem? No pigem kui see võimalus on, siis ma arvan, et mida rohkem nagu ja mida varasemalt see kogemus nagu algab, siis seda parem. Selles mõttes, et minul läks küll tükk aega enne, kui ma leidsin enda kõrvale need inimesed, kellega koos asju teha. Et see ongi hästi palju selline katsetamine, ja see sõltub hästi palju ka inimestest, et kellega sul siis on see hea klapp ja kellega võib-olla päris nii ei jookse asjad nagu võiksid, et minul võttis see aastaid aega enne, kui ma jõudsin nende õigete inimesteni, kellega ma tänasel päeval nagu koostööd teen. Ja lõpetuseks, mis soovitusi sa tahaksid anda noortele pärimusmuusikutele või ka korraldajatele? Pärimusmuusikutele ma tahaksin anda selle soovituse, et otsige iseennast sealt muusikast, otsige enda käekirja, oma nägu, mis oleks selgelt erinev sellest, mida te võib-olla olete kuulnud või näinud, et just see julgus nagu olla mina ise ja julgus teha natuke teistmoodi asju, et see, ma arvan, on hästi oluline. Ja üleüldse julgus, kui selline on hästi oluline, julgeda teha ja julgeda katsetada ja võib-olla ka julgeda põruda.
et selles ei ole midagi halba, sest et niimoodi me saamegi teada, mis toimib ja mis ei toimi. Ja võib-olla veel seda, et see sisu on nagu ikkagi lõpuks kõige tähtsam, et kui see muusikaline sisu on tugev, et siis küll need kõik muud asjad ka sinna järele tulevad, et pigem nagu niipidi, et tegeleda selle asja tuumaga kõigepealt või püüda jõuda nagu selle tuumani ja siis hakata kõike muud sinna ümber ehitama. Ja lõpetame saate veel ühe sinu looga. Mis looks on? No näiteks võib lõpetada looga Läbi katsa kalamere, mis on minu enda kirjutatud lugu keeles ja mis kõnele koju jõudmisest. Suur aitäh sulle! Aitäh! Joomide otsa uut minu kõik aik tän koduvärehin uut minu käy läbi seitsmelina ja käy läbi katsa kalamere ilma otsani. Eikä suu kurvi, eikä suu kivi. So